et ma kiirelt räägin vahele, et see video on siis nädal enne Ruga MK-d tegelikult, aga tahtsin Ruga MK video üles panna, sest see oli rohkem siuke teemakohane. Aga jah, nüüd siis kuidas saada kiireks, ei soovita väga järgi teha, et see oli siis see, kuidas mina sain kiireks, aga lähme video juurde. Tervist, pikka juttu ei tee, täna on 4 × 10 minutit lõiku, õues on mingi -18 kraadi, nii et päris külm, aga lähme vaatame, kuidas sellega hakkama saan. Aga siis lõigutrenn, paneme GoPro Raimole pähe, sõidan ees ja vaatame, kuidas siis lõik välja tuleb. Davai, let's go, jah? Ja läksime 10 minutit, lõik ootab ees. Tempo ei ole just kõige kiirem, siuke mõnus tempo, siuke ütleme, minu aeroobne lävi on 163, siis see pluss 5 lööki ja niimoodi üritame sõita. Ja saada uus ja suusk peab hästi. Esimesel sirgel pulss on 162. Just vaatasin. Mõnus. Mille nõrkus on paaris tõuge, nii et proovin tõusu natuke üle kaugemale paaris lükata, kuni enam päriselt ei jaksa. Ja siis vahetan ära. Natuke tempot alla, tundub, et läheb üle. Tõusu otsast saan kontrollida. Jop, läks üle. Võtame veits vähemaks. Tõus läbitud. Saab pulsi alla. Ja siis tuleb siuke lauga osa. Nii, lauga osa läbi. Viimased tõukid ja rasku visse. Puls taastub. Raimo rikub ka mind, tavai. Nii poisid viimasel lõigul. Aha. Ja trenn ongi tehtud, täitsa mõnus, 4 korda sai tehtud. Esimene lõik kõige lühem distantsi poolest on selgelt üritasime kiiremaks minna kogu aeg. Laktaat 1.9, teine 2.5, kolmanda lasin lätlase Raimo ette, siis ta pani päris hea tempsiga, tuli mingi 4.8, mida ma alguses ei uskunud, aga võtsin uuesti 4.7, ju siis ikka oli, sai natuke üle pandud, aga neljas jõudsime täpselt sama kaugele kui kolmandaga ja laktaat oli 3.2, ehk siis jah, siuke väga võib trenniga rahul jääda. Laktaadid olid korras, pulsid korras, tunne hea, tegelikult ei ole üldse nii külm ka, suhteliselt mõnus on ikkagi siin, aga jah. No nii, õhtune trenn siis. Nagu näha, siis väga mugav õhtul filmida ei ole, sest on pime. Okei, tegelikult nii hull ikka ei ole, et siin on valgustused ka olemas. Mitte täiesti terve ajal muidugi, aga on olemas, nii et tegelikult nii hull ei ole, aga ikkagi veits pime ja vara läheb pimedaks. Aga jah, täna õhtul siuke tund aega rahulikku sõitu, täitsa hea tunne on ja jah, aga meil on siin laagris, kui muidu oli see, et me ise ei pidanud kui see aasta ettevalmistusel me ei ole kordagi ise pidanud süüa tegema, siis siin laagris me peame. Ehk siis jah, peab midagi muud ka meelde tuletama kui karask ja keedupreemini, et meil on siis siin oma toimkonnad. Teeme siis süüa 2 paarides, aga täna õpetab mulle siis mu lemmik lätlane lasanjat tegema. Ma ei ole seda ise teinud varem, nii et jah, proovime siis seda teha. By one. By one? Yeah, it will be more proper. Ma teen küüslauku, Raimo teeb kartulit, on juba asjad juba ette tehtud. No nii, nüüd siis sibul ja küüslauk läksid pannile, ootame kuni läheb kuldseks, siis läheb kartul ja paprika. Porgand on olemas, nüüd siis paprika ja siis hakkliha. More. Siuke asi saime kokku. What is that? It's heavy whipping cream.
nüüd peaks valmis olema, lõhn on juba hea, võtame see välja siis. Oi, see näeb hea välja. Ilus. No nii, siin ta on. Oi kui hea. Oh jah, kui hea selle senne oli ikka. Pean kindlalt selle räppima, uuesti tegema kohe, kui jõuan. Kohe kui jõuan, siis ma raudselt teen seda uuesti, et mul see püsiks meeles. Aga jah, tegelikult jah, ma siin väga palju vabal ajal midagi tarka või huvitavat ei tee. Tavaliselt ongi mingi arvutis või töötlen videot või mis iganes sellised mingi mõttetud asjad, mida väga ei filmi. Aga jah, näeme siis järgmine kord, kui kaamera kätte võtan. Ehk siis loodetavasti teeb midagi huvitavat. Tere hommikust! Täna on meil siis tegelikult võistlus, nii-öelda võistlus. See on siuke proovikatse, ei kuidas öelda, trennivõistlus, mis iganes. Teeme siis sprindivõistluse läbi. Minust olid itaallased, australised ja sveitslased. Üritan siis seda võtta täpselt nii, nagu see oleks õige võistlus. Ja ses suhtes oli muidugi raske seda teha, kui eile magama minnes ei teadnud, mis kell start on isegi. Aga nüüd juba teame, et umbes kell 11, ehk siis kui ma 8 ärkasin, ongi ideaalne mu jaoks. Soojendus saab kohe tehtud, täitsa okei tunne on, ei ole midagi hullu. Väga külm ka täna ei ole, nii et täitsa mõnus. Aga jah, tuleb loota, et Aivar filmib, sest muidu ma näitan lihtsalt koera videosid teile, sest mul ei ole midagi näidata. Aga loodame, et on. Kõigepealt siis sprindi eelsõit. Päris kiiresti tuleb. Ja. Nüüd sageduse pealt lõpp ja läks. eelsõit tehtud, üksi siis lihtsalt kontekstiks see, et me tegime 4 sõitu kokku, iga 20 minta tagant, 2 eestlased olid üksi ja 12 olid siis koos. Esimene sõit pigem raske, alustasid liiga kiiresti, ehk tõus, mida oli ka videolt näha, oli päris kange. Väga hea. Hästi. Väga hea. Nüüd hooga laskumisse läks. Teine sõit oli palju parem. Alustasime natuke kontrollitumalt, tõus oli päris siuke mõnusalt terav. Ei lase eest ära, ei lase. Op. Väga hea. Hästi. Siin läheb rabelemiseks. Kolmas sõit läksime koos, selles suhtes oli raske sõita seda, et rada oli kitsas, aga noh, läksin kohe alguses suht rahulikult välja. Väga midagi teha ei olnud, päris rahulik oli, ma arvan, pulss ei läinud isegi väga ülesse ja siis laskumine lihtsalt finišisse, kus ei ole ka väga palju valikuid enam mida teha. Siin jalalükkega välja, essas teisest kohast siis tegime siis niimoodi, et 2 esimest läksid üles ja 2 esimest tegime siis niimoodi, et 2 esimest läksid üles ja 2 teist alla. Ehk siis kui ma olin teises sõidus jäin 3. napilt, siis ma kukkusin hoopis 3. mis oli päris halb. Nii kerge see ka ei ole. Läks. No võib-olla nüüd saab eest. Hästi. Väga hea. Väike vahe tuleb sisse juba. Läks. Kaarel hoiad järel, ei lase ära. Väga hea. Hästi, Ims. Pingutad. Väga hea. Hästi paned. Läks. Kaarel, püüad järgi võtta. Läks. Püüad järgi lükata. Läks. Kolmas sõit oli siis selline. Kolmas sõit oli jah, siis läksin kohe alguses tööd tegema. Pigem oli okei, üritasin pushida. No siuke kõige ideaalsem tunne, aga samas halb ka ei olnud. Võtsin selle 3. sõidu võidu ära ja jah, üldiselt nüüd ongi. Selline see video siis seekord oli, et jah, pange subscribe, vaatame, kas saame enne aasta lõppu 3000 subscriberit täis. Et jah, tehke seda ja nägemist.